Jätkusuutlikkus. See tähendab, et me elame ja käitume nii, et loodus ja ühiskond saaksid hästi toimida ka tulevikus. Kujutle, et sul on üks suur tort, mida pead jagama, et kõigile jätkuks ja midagi jääks alles ka järgmiseks korraks. Kui keegi sööb korraga liiga palju, siis teistele ei jää ja tulevikus ei ole enam midagi jagada. Samasugune põhimõte kehtib ka maailmas. Me kasutame maavarasid, vett ja energiat, kuid peame seda tegema nii, et neid jääks alles ka meie lastele ja lastelastele. See tähendab, et peame hoolitsema nii keskkonna, inimeste kui ka majanduse eest. Näiteks peame puid istutama, kui me neid maha võtame. Jätkusuutlikkus on nagu üles kirjutamata reegel, mis aitab hoida maailma tervena ja õiglasena kõigi jaoks, nii praegu kui ka tulevikus. Jätkusuutlikkus on tänapäeval kõikjal. Jätkusuutlik lennukikütus, mood, toidu hankimine. Paljud inimesed ja ettevõtted kuritarvitavad seda sõna. Seega on oluline, et me mõistame terminit ühtemoodi. Kasutame selleks 1987. aasta ÜRO Brundtlandi raportist pärinevat definitsiooni. Seal defineeritakse jätkusuutlikkust kui praktikat rahuldada tänapäeva ühiskonna vajadusi, kahjustamata tulevaste põlvkondade omi. See on mõtteviis, kus elame oma elu ja juhime oma äri nii, nagu elaksime siin järgmised 50, 100, 200, 1000 aastat. Praegu see aga nii ei ole. Me tarbime kõike. Maad, vett, materjale nii kiiresti, et maa ei suuda sammu pidada. 13. mail 2023. aastal oli maa ületarbimise päev. See oli päev, millal kasutasime rohkem ressursse, kui maa suudab terve aasta jooksul taas toota. Aasta ülejäänud osa lihtsalt laenasime tulevikult. Me oleme see sõber, kes ainult küsib raha laenuks, kuid teame, et me seda kunagi tagasi ei maksa. Kas me elame jätkusuutlikult? Ei, tänapäeva ühiskond ei ela. Me küll rahuldame osaliselt tänapäeva inimeste vajadusi, kuid sellega kahjustame oma laste ja ka juba lastelaste vajadusi, kui jätkame tavapärase äritegevusega. NASA andmetel muudab inimtegevusest tingitud kliimamuutus, pikemaajalised põuad, metsatulekahjud, üleujutused, orkaanid ja ettearvamatud aastaajad hullemaks, mis põhjustab tulevastele põlvkondadele intensiivset toidu- ja veepuudust. Kuid jätkusuutlikkus ei tähenda ainult keskkonnaprobleeme. Jätkusuutlikkuse on 3 aspekti. Keskkondlik, sotsiaalne ja majanduslik. Keskkonnafookus on maa eest hoolitsemine, et tagada tervislikud ökosüsteemid, mitte reostada ning puhastada meie õhku, ookeane, järvi ja jõgesid. Säilitada metsi, džungleid, kõrbeid ja märgalasid ning jätta piisavalt maad, vett ja tervislikku mulda loodusele eluks. Põhimõtteliselt meil on üks planeet. Ära hävita seda. Teine aspekt on sotsiaalne. Sotsiaalne aspekt tähendab inimeste ja nende kogukondade eest hoolitsemist. See hõlmab võrdõiguslikkuse loomist, töötajatele õiglase palga maksmist, turvaliste töötingimuste tagamist ning tervise, õnne ja heaolu pakkumist neile, kellel seda ei ole. 3. ja lõplik aspekt on majanduslik. Majanduslik aspekt on selleks, et vältida majanduslikku allakäiku. See tähendab kasumliku ettevõtte toetamist, mis on vaba korruptsioonist ja ülemäärastest võlgadest. Põhimõtteliselt vaata kaugemale lühiajalisest kasvust
ja keskendu pikaajalisele stabiilsusele. Sul peaks olema kõik 3 aspekti. Jätkusuutlikkus hõlmab keskkonna, sotsiaal- ja majanduslikke aspekte. See on nagu õhtusöögiks spagettide tegemine. Sul on vaja nuudleid, ketšupit ja kapsi. Kui üks neist puudub, on sul kas ainult nuudlid, ketšup või täielik segadus. Niisiis, kas jätkusuutlikkus on toode, ärimudel või elustiil? Tegelikult võib see olla need kõik 3. Jätkusuutlikkus on proov luua vähem raiskavam, vastutustundlikum ja õiglasem maailm kõigile planeedi elusolenditele. See on keeruline mõiste, mida ei kasutata samamoodi kõigis toodetes ja ettevõtetes. Ole teadlik, et paljud inimesed on seda sõna kaaberdanud, et veenda sind oma toote või ettevõtte rohelisuses. Kuigi tegelikult see nii ei ole. Vot seda nimetatakse rohepesuks ehk ökoeksitamiseks. See on turunduse nipp, kus keskkonnale kahjulik tegevus näidatakse avalikkusele positiivsena, varjates tegelikku kahju. Seda esineb sageli siis, kui ettevõte kulutab rohkem ressursse toote rohelisena reklaamimisele, kui selle tegelikule keskkonnasõbralikumaks muutmisele.